Mina olen Urmas ja kutsun sind vaatama ja kuulama minu esimest podcasti, kus ma arutan teemal, miks edukad mehed vaikselt närvitsevad. Ja ma püüan jagada enda kogemusi ja nägemusi nendest asjadest. Ja ka sulle, et proovi seda rohkem kuulata ja tunneta oma keha. Kuidas sinu keha sellele jutule reageerib? Ja mida ma veel ütleks, et ära püüa analüüsida asju, vaid just nimelt proovi märgata, mis su kehas toimub. Sellepärast see on hästi oluline, et me tunnetaks oma keha. Et millele ma põhiliselt täna hakkangi siis keskenduma, et miks edukad mehed ei lagune. Sellepärast nad on edukad. Nad toimetavad kogu aeg. Nad toimetavad tööl, kodus, vabal ajal. Nad on kogu aeg. Kas nad toimetavad või on peas? Ja sellest tekib tegelikult kehasse pinged, mida me püüame siis erineval kujul maandada. Aga hakkame vaikselt pihta sellega ja et tavaliselt edukad mehed ei kurda. Nad ei kuku kokku. Nad funktsioneerivad. Ja see ongi see, ma ütleks selle kohta, see on siuke alateadlik sisemine rahutus tegelikult. Sisemiselt nad funktsioneerivadki kogu aeg. Nad tegutsevad, nad toimetavad, mõtlevad, analüüsivad ja nad ei lubagi endal nii-öelda kokku kukkuda, sellepärast et juba alateadlikult nad toimetavad, nad ongi toimetajad. Ja see ongi neid eduni viinud, aga paraku seal taustal on ju kogu aeg pinge. Ja siis kellel? Kas ta on suurem, on ta väiksem? Et sellest ta tulebki. Ja kuidas ma olen näinud seda, kuidas edukad mehed maandavad ennast. Et see on samamoodi jälle, nad on, kas nad võtavad endale hästi palju tööd või siis samas, teevad ka sporti ja reisivad ja muid asju. Et siis käibki ühesõnaga, kuidas keegi maandab oma tegelikult neid tekkivaid pingeid, mis sees tekivad. Et kuidas keegi neid maandab. Need on erinevad. Aga kui me räägime edukatest meestest, siis mida sina nende puhul kõige rohkem näed ja märkad? Mis on see probleemi koht või mure koht? No tegelikult ongi see, et nad ei oska võtta enda jaoks päriselt aega. Sellepärast, et tempo on taga kogu aeg. Sa pead kogu aeg, meie ühiskonnas on juba meile õpetatud, et sa pead kogu aeg tegutsema. Muidu sa oled nii-öelda mõttetu. Kui mina noor olin, siis oli tihtipeale oli siuke, et mitte konkreetselt mulle, aga üleüldine siuke, et mis sa passid? Tee midagi. Tee midagigi. Ole kasulik.
ja loomulikult see kõik on õige, see viibki eduni, aga tegelikult nagu ma olen ka varem öelnud, et see süsteem on selles mõttes valesti üles ehitatud, et mida rohkem sa tegutsed ja mida rikkamaks sa saad, siis sa saad ühesõnaga õnnelikuks ja tuleb armastus ja ühesõnaga rahu ja kõik. Aga tegelikult on, kuhu mina olen jõudnud, ongi see, et rahu on su vundament ja nüüd selle pealt üles ehitada asju on hoopis midagi muud. Et see ongi see koht, et miks edukad mehed lihtsalt lõpuks põlevad nagu nii-öelda läbi. Või on siuke, ja mis on veel hästi siuke, mida ma tookski isegi praegu kohe välja, et eduka inimesel, mida rohkem sul raha on, seda rohkem sa ju hakkad asju omama. Ja mida rohkem sa asju omad, seda suurem vastutus on. Sul on ju, mida rohkem sul asju on, seda rohkem kohustusi. Ja nii ta on. No ütleme siin tegelikult ongi selle taga see, et kuna aju töötab siis meie kogetud ja ütleme salvestatud infole, ta ennustab asju ette. Ja sellest ongi, et sa võid ju mõelda, teoreetiliselt sa tead kõike, sa oled õppinud, sa teed kõike nagu õieti, aga sul on ikkagi mingi info sees, mis alateadlikult ühesõnaga toob sind, ennustab sulle siis, aga äkki võib juhtuda see. Ja see töötab alateaduses ja me ei pane seda tähele. Ja see tekitabki kogu aeg seda alateadlikku pinget. Et ütleme, teadlik või edukas mees võib olla väga tark, tal on väga palju infot, aga kui sees on tegemata alateadlikud asjad, mida sa oled, ütleme, nagu meid ju mõjutavadki lapsepõlves kogetud asjad ja ka ütleme, elus mingid negatiivsed kogemused, siis see ongi, see toimib alateadlikult ja see tekitabki, ma ütlen veel kord, sa võid olla väga teadlik, aga alateadus, kui sa ei kontrolli täielikult oma alateadust, ütleme täielikult on palju öeldud, aga ütleme jah, mida rohkem sa tuled kohalolusse, sa hakkad märkama oma mõtteid ja see ongi see võti nagu, kus sa ei lase sellel alateadusel tekitada seda mikropinget. Sa oled öelnud ka, et küsimus ei ole enam selles, et kas sa saad hakkama, või küsimus on, kas su keha oskab puhata. Mis tähendab? Ja see ongi see sama asi, et kui sa ei oska nii-öelda kehasse tulla, kui sa oled peas, siis su tahes-tahtmatult su keha ei saagi lõõdestuda, sellepärast sa oled peas. Ja sa ütleme nii, et sa oled alateadlikult. Me kõik teame ju ühesõnaga, et meil mingid mõtted käivad kogu aeg peas. Samas jälle ma olen kuulnud seda, kuidas ka inimesed arutavad, et öösse und ei ole. Aga mul on jube palju mõtteid. Et ma genereerin kogu aeg. Ja alles üks päev üks inimene samamoodi ütles, ma panen kirja kogu aeg. Et mul ei ole, kuidas ta ütleski, et und ei tule, et siis mõtlesin, ma teen midagi kasulikku, ma panen vähemalt need mõtted kirja, et pärast võib-olla on midagi sealt võtta. Aga tegelikult oleks vaja ikkagi öösse magada.
ja selleks ongi ühesõnaga saada see sisemine rahu kätte, mis laseb sul magada, sellepärast uni on ülimalt tähtis. Et tegelikult ja see on tegelikult päris tõsine teema selles suhtes, et sellele tuleks nagu päris tõsiselt tähelepanu pöörata. Et tuleb nagu õppida päriselt, kuidas tulla kohalolusse, kuidas leida see rahu. Aga selleks on vajagi need asjad enda seest, oma kehas tegelikult need tunded vabastada ja et see tegelikult ongi kõik selle põhjus, mis ei lase siis ühesõnaga olla nii-öelda selles rahus ja tekitab kogu aeg seda ärevust meie sees. Vahest on, ütleme, et kui on mingid projektid, et mingid suured, kus sul ongi dopamiin tõuseb nii, et vau, see, teine, kolmas. Ja sa paned, et aga tegelikult inimene peab ka magama ja puhkama. Ei ole see, et ma mõtlen, et ma teen selle ära, siis ma puhkan. Vahest sõnaga, ja seda tehakse hästi palju, et kui sa oledki selles nagu voos, siis sul see võibki tunduda, et see on nagu mega. Ma olen nagu mega võimas, ma olen see, ma teen seda. Ja sa panedki, aga tegelikult on, kui sa koged päriselt enda sees rahu, ja sa hakkad aru saama sellest, et kuidas sa võid siis teha rahuseisundis, olla tunduvalt, mis sa rahu annab? Rahu annab sulle selguse ja sa oled tunduvalt, sa oled veel produktiivsem. Et see ongi see minu sõnum, et ühesõnaga see rahu ei ole see, et sa jääd nagu kuidagi, et sa ei tee midagi või et nüüd sa nagu oled lihtsalt rahulik ja passid. Rahu annab selguse, rahu annab sulle suure pildi selguse ja sa muutud ühesõnaga tunduvalt produktiivsemaks. Et inimesed ei oska rahus olla, sellepärast et meie alateaduses on neid pingeid omajagu. Ja see ongi jälle see, et inimesed ei oska reaalselt, minu meelest on ju Fred Jussi see sõnum samamoodi, et ka mölutada tuleb osata. Et see on nagu väga-väga õige ja see on absoluutselt tõsi. Inimesed ei oska rahus olla. Sellest tekibki see, et siis ma ei kasuta aega ära praktiliselt, edukalt. Aga selle taga on ikkagi see, täna ma ütlen, mida rohkemas sisemises rahus sa oled, seda suuremas selguses sa oled ja seda produktiivsem sa oled. Aga räägime korraga sellisest individuaalsest nagu tööst või lähenemisest ja läbi just selle kohaloleku ja rahu ja selguse ja toome võrrandisse ka triggerpunktid. Et mis on praktiline vahe reageerimise ja juhtimise vahel ja kuidas neid eristada? No siin ongi see, et kui sa oled triggeris või ütleme, sul tõuseb mingi sõnaga siis trigger, emotsioon, mis iganes, siis sa käivitud ja sa ei juhi ennast. Sa käivitud. Aga ühesõnaga, kui sa oled nüüd rahus, siis tekibki sul see selguse moment, ütleme see nagu puhveraeg. Kui sa ei käivitu selle triggeri peale või situatsiooni peale ja võtad selle nii-öelda selle
nii-öelda puhveraja. Siuke, okei. Ja sa saad aru, see on tegelikult see. Sa näed, ütleme, rahuolekus sa näed, sul tekib selgus, sa näed suuremat pilti ja sa mõistad. Ja siis see on juhtimine. Aga kui sa käivitud, siis sa reageerid, siis sa ei juhi. Et see on jälle siuke uskumus, et me kõik tegelikult otsime taga seda sisemist rahu. Küll läbi raha, läbi armastuse, aga tegelikult me otsime kõik seda sisemist rahu. Ja paradoks on selles, et me ei oska selles olla. Sellepärast, et meid on õpetatud, et sa pead kogu aeg toimetama ja tegutsema ja siis sa oled keegi. Ja ütleme, mis siin veel tuleb, hästi paljud ju, ütleme, edukad mehed loovad oma identiteedi läbi oma tegemiste siis või läbi oma ütleme, positsiooni, läbi oma rikkuse. Et ja sellepärast ongi see kogu aeg aetakse nagu midagi taga. Aga tegelikult see rahusolek ei ole absoluutselt mitte mingil määral tegemist mõttetu mehega, kes lihtsalt istub, ma ei tea, see sisemine rahu on üks imelisemaid asju üldse. Ja ma ütlen veel, see toob sulle selguse. See ei ole absoluutselt see, et sa oled lihtsalt, et sa ei tee mitte midagi. See annab sulle selle, et sa hakkad asju selgelt nägema. Ütleme, tegelikult kõik meie, siin ongi jälle see kõige suurem asi, et inimesed põhiliselt tegelevad pingete vabastamisega. Aga ütleme, kui sa nüüd hakkad nagu mõtlema elus enda mingite situatsioonide peale, kus sul on tõesti mingi siuke korralik trigger, siis tegelikult sa tunnetad seda kehas. Mis iganes sul siis ühesõnaga hingamine läheb, kõhus keerab, ühesõnaga asjad tekivad kohe kehas. Et nagu ütleme, palju öeldakse selle kohta, et nagu naised on, et liblikad on kõhus, et armunud inimesele, aga tegelikult meil on nagu nii palju, ütleme, see ongi see, keha reageerib kõigepealt ja siis tekib sul sellepärast, et kõik emotsioonid, asjad on talletunud meile kehasse. Ja see ongi see, et keha reageerib kõigepealt ja jällegi on see, et miks inimesed siis tegelevad pingete vabastamisega, aga tegelikult oleks vaja kehast tunnete vabastamisega tegeleda. Ega need tunded ongi ju kõik, mis tekitavadki absoluutselt kõike meil. See ongi tänapäeval nagu kõige suurem probleem. Meil on tohutu info üleküllus. Meil tuleb kogu aeg uut infot ja inimesed elavad peas. Hästi palju analüüsis ja ütleme, ongi see, et sõnaga nii-öelda see tarkuse tagaajamine. Aga tegelikult kõik vastused on sinu sees. Ja kui sa õpid oma keha kuulama, siis su keha reageerib alati. Ja ütleme, su mõistus, su ego võib ühesõnaga sind nagu öeldakse ka selle kohta, et esimene mõte, mis tuleb, see on õige, usalda seda. Aga siis hakkab ego rääkima, analüüsima ja ühesõnaga, ja seal hakkab jälle see aju, ütleme siis ette ennustamine, mis võib juhtuda. Ja siis ongi see, et ta hakkab sul ette ennustama asju ja siis hakkad analüüsima, kaaluma, aga tegelikult keha annab sulle alati õige tunde, kui sa vaid oskaks seda kuulata või ütleme siis tunda ja see on tõsi.
mehed on, ütleme, rohkem peas, ongi praktiliselt analüüsivad, see on see. Naised on rohkem kehas, tunnetavad rohkem, aga jaa, et eks see on nagu meeste puhul ka see, et mees peab olema tugev ja et mida sa siin, umbes, et sa ei saa olla emotsionaalne ja sa pead, et ongi, mees peab olema tugev ja tegus. Aga tegelikult me toimime kõik ikkagi läbi keha, sellepärast on ka haigused. Ja ütleme, tänapäeval on ju see, kuidas tehnoloogia on arenenud meeletult. Teadus areneb meeletu kiirusega. Meil on infot rohkem kui kunagi varem. Aga meil on haiged inimesi ja katkised inimesi rohkem kui kunagi varem. Et järelikult midagi ei toimi õieti. Ja see ongi see, et tegelikult me oleme hästi palju peas. Me ei oska oma keha tunnetada ja kuulata. Ja see ongi üks suurimaid probleeme. Ja ma ütleks selle kohta veel. See ei ole absoluutselt tegemist nõrga mehega, kes suudab oma keha tunnetada ja olla tunnetes. Sellepärast, et paraku kehas olevad tunded juhivad meie elu. Nii ta on. Üldse elu juhtimine või enda juhtimine ei lõppe ainult iseendaga, vaid see teinekord kaasab ka teisi inimesi. Ja eriti kui me räägime nendest meestest ja nendest edukatest meestest, kes on ühiskondlikult sellel standardil või tasemel, kus neil on ka näiteks töötajad. Kui sul näiteks töötaja tekitab mingisuguse probleemi, et kuidas sa siis seda ühesõnaga lahendad? Kas sa lähed ise selle peale käima või sa vaatad rahulikult seda ja sa mõistad, okei, ta tegi seda, aga ja sa seletad selle rahulikult ära talle ja sa teed, sa ei lähe ise sellesse sisse, selles mõttes ei käivitu ise, vaid sa oled rahus, selguses, sa saad aru, mis ta tegi, sa saad ka aru, et kuidas ta võis ühesõnaga selle vea teha, mitte otseselt, aga ütleme, mis oli tema see puudujääk, et ta selle vea tegi ja sa saad talle ka selle asja ära lahendada, mitte see, et sa tõimad tal näo täis ja mis iganes tekitad, ütleme, seda pinget sinna veel rohkem, vaid sa lihtsalt saad aru, et okei, asi juhtus, asi on juhtunud, midagi teha ei ole enam, see konkreetne asi on juhtunud. Aga nüüd ongi see, et sa ei lähe sise sinna triggerisse, vaid sa suudaks seda rahulikult analüüsides ära lahendada läbi parima võimaluse. Ja see annab, ütleme, ka su töötajale, kes eksis, ju temal samamoodi tekib ju pinge, aga kui sa lahendad selle olukorra ära rahulikult, läbi selguse, nii et ka tema saab aru oma veast, kuidas ta saaks seda järgmine kord paremini teha, et sa keskendud hoopis sellele, et seda ei juhtuks edaspidi. Ja see on töötajale ka väga suur asi, kui ütleme siis ta juht või ülemus või kes iganes seletab talle väga rahulikult asja ära, et mitte ei sõimata teda läbi, vaid just ongi see, et talle seletatakse rahulikult ära, ta saab aru, ta võtab selle teadmise endale omaks.
või versus see, et sõimatakse läbi ja ta läheb sõnaga ketrab seda peas, et ja nii edasi ja nii edasi ja edasi. See ongi see suur vahe. Ja, et teekski siin vahepeal väikse siukse, ütleme, harjutuse nii-öelda, et kuidas oma keha tunnetada. Et sule enda silmad ja proovi hästi mugavalt istuda või kui ka võimalus lamada ja ava oma suu kergelt ja hinga kõhuga. Tunneta, et su kõht kergelt liigub ja ära pinguta ja luba oma kehal täielikult lõdvestuda. Ja tunneta oma keha, vaata, mis su kehas praegult toimub. Ära analüüsi mitte midagi. Hinga hästi rahulikult, suu kergelt avatud. Pööra tähelepanu kõhule, et su kõht kergelt liiguks. Ja lihtsalt tunneta oma keha. Vaata, kas kehas on kuskil mingi tunne. Ja kui sa tunned seda tunnet, ära anna talle mitte mingisugust hinnangut, vaid lihtsalt tunne seda tunnet ja luba tal lahustuda. Kui ta muudab kohta, jälgi teda lihtsalt. Ja luba tal lihtsalt lahustuda. Aga mis on need sinu soovitused siis? Kuidas seda kohalolu lihtsamalt saavutada? Eks see sisemise rahu, ütleme, leidmine, et loomulikult on hästi hea ikkagi leida enda jaoks see aeg, et käia looduses. Mina olen kasutanud ise konkreetselt seda, et ma olen nagu hästi palju looduses jalutamas käinud. Et aga jah, ma vaatan, et kuidas inimesed nagu püüavad ennast nagu nii-öelda siis sisemiselt maandada või rahustada, ongi siis nagu tegevustega, et kas tehakse sporti, minnakse puhkama, minnakse pidusetakse, tehakse nädala lõpus, ütleme, väiksed joogid, mõni ka rohkem, mõni vähem, aga ja, need on kõik on need pinge maandamise asjad, aga tegelikult ütleme, kui päris ausalt nüüd rääkida, et me peame ikkagi tegelema oma kehaga, et kehast vabastada need tunded. Sellepärast, et need samad tunded tekitavadki neid ka pingeid ja ütleme, kuhu ma olen täna jõudnud, ongi see, et esialgu on neid pingeid või tähendab tulla kehasse ongi väga keeruline. Sellepärast, et eriti meestele, et mehed ei ole harjunud ühesõnaga oma keha tunnetama niimoodi. Et nad ongi harjunud rohkem tegutsema ja siis läbi selle tegutsemise tegevuste nad nagu maandavad, otsivad seda sisemist rahu. Aga tegelikult ütleme,
ka mina ju otsisin ennast taga ala, ütleme, tänaseks 20 aastat, aga ütleme, võiks öelda, et 18 aastat oli see, kus ma siis nii-öelda suplesin seal Porilombis, et kes mu eelmist YouTube'i podcasti või YouTube'is seda podcasti vaadanud, mis ma tegin Kris Kalaga, kus ma rääkisin Porilombist. Nagu ma ütlen, et ma nimetan enese arengut Porilombiks. Vaatad ilus selge vesi, astud sisse, muda hakkab üles tulema. Ja ka mina otsisin siis ja filtreerisin seda vett seal nii-öelda siis 18 aastat, kui ma lõpuks sain õiged, ütleme õige mentori, õiged tööriistad ja see tõesti ühesõnaga hakkas viima mind nagu reaalsetesse muutustesse, kus ma hakkasin kõike otsas peale tegema, mida ma varem 18 aastat nagu üritasin teha. Ja see ongi see, et sul on vaja inimest nüüd kõrvale, kes on nagu rahus. Ja ütleme, kui su keha õpib rahunema, siis sa hakkad ka saama, kõigepealt tuleb esimesed suuremad asjad ära teha, mis võtavad sult nagu alateadlikult kõige rohkem energiat ja tekitavad neid pingeid. Et kui sa saad need esimesed asjad ära teha, et miks ma nagu seda räägin praegult, et see ongi see, et inimesed tahavadki saada nagu, et noh, anna nagu head nõu, et kuidas neid asju nagu, mida võiks teha ja et kuidas ma ise nagu saaks teha. See kahjuks ikkagi on see, kõigepealt on sul vaja seda ankrut, kus su keha tunneb seda teist, ühesõnaga, ütleme, kuidas ma täna klientidega näen seda asja, et minu keha aitab siis teisel inimese kehal tunnetada rahu. Mitte see, et ma õpetan, räägin talle midagi. Ei, minu rahulolu annab tema kehale selle tunde, tema keha mäletab. Aga tegelikult on mul see rahu ju kunagi sees olnud. Me ju, ütleme siis, läbi kasvades ja kogedes erinevaid asju, me tekitame järjest rohkem kehasse pingeid, nii-öelda, või ütleme siis neid tundeid. Et siin ongi jälle see vahe, et need tunded, mis meil on kehasse salvestunud, need tegelikult tekitavad siis, ütleme, aju genereerib, ennustab meile igast asju ette ja kui kehas see tunne, ütleme, süngib selle ennustusega, siis hakkavad tekkima pingeid. Et ühesõnaga, jah, tegelikult tuleks saada nagu esimesed, noh, kuidas kellegil, ma ei oskagi öelda, palju neid on neid 5-10, mis on need kõige suuremad asjad. Ja võt, siin ongi, mis on edukatel meestel keeruline neid asju ühesõnaga tähele panna, see ongi see, et nad on kogu aeg, nad tegutsevad ja nad leiavad endale kogu aeg väljundeid. Ja nad saavadki oma selle tegutsemisega seda dopamiini juurde kogu aeg. Ja see tundubki, et vau, kõik ongi väga lahe. Ma tegutsen, mul asjad toimivad, aga siis tekivad ikkagi mingisugused, noh, ongi magamatus, mingisugused haigused, vigastused,
hästi palju on, ütleme, ka ma näen tegusatel meestel, noh, kes teevad ju ka palju, ütleme siis sporti, tekivadki vigastused. Aga need vigastused ongi reaalselt, ühesõnaga kuskilt su keha annab ikkagi järgi lõpuks selle koormuse peale. Nii ta on. Et ma võtakski nüüd selle kokku, et ja kui sa oled siin lõpuni mind kuulanud, et siis ma tahangi sind tänada ja järgmine teema, järgmine saade siis, järgmine podcast, mis tuleb, on raha ja tegelikult ma käsitlengi seal seda, et raha ei anna inimesele turvatunnet, vaid sinu rahu annab sulle selle, mida sa tegelikult taga otsid. Et tegelikult on rahu, on uus intelligentsus. Ma tänan sind veel kord kuulamast ja kohtume järgmises podcastis.